Head sõbrad, armas kogudus, täna tervitan teid Pilliroo seest siin Hiiumaa rannikul. Ja see on oma põhjusega, sellepärast et see Pilliroog vähemalt veidikene takistab teid seda näha, mis seal taga on. Tõenäoliselt on küll meri paista, aga ikkagi kõik ei ole päris selge. Tänases jutluses tahan ma rääkida imedest ja imed on ka midagi sellist, et me nagu näeme mingisuguseid tulemusi, mingi vilju, mingi muutus või mingi sündmus, aga me päris lõpuni ei näe, mis selle taga on. Et me võime isegi aimata, aga me ei saa lõpuni aru. Midagi jääb müsteeriumiks. Ja just imedest tahan täna rääkida, mis on ime. Tänases algussõnas jagab Alex meile ka omamoodi mitte nägemisest, aga seda selles kontekstis, et me võime vahel nii mõnda asja kinni jääda ja keskenduda millelegi, midagi otsida. Vahel on see ka mingisugune ime meie elus, nii et me selle käigus jätame nägemata kõik selle, mida Jumal meile ellu kinkinud ja toonud on. Täna teenib meid muusikaga Peeter. Mul on hea meel, et sa oled täna meiega. Jumal õnnistagu tänast teenistust. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Good morning, everybody. I wanted to start off today by sharing a little story from my time in Florida during March break this year. It was a nice time away with family, sunshine, and the beach. Every day I found myself walking along the beach, totally focused on finding just one perfect whole sand dollar. I often would find pieces and partial sand dollars, but I really hoped for a whole one. That was my goal, my mission, and I was determined. But here's the thing. I was so focused on that one goal that I didn't even realize I was walking right past dozens of other beautiful shells, little treasures just lying there, waiting to be noticed. It's almost like I had tunnel vision. It wasn't until a woman, someone I didn't even know, kindly offered me one of her sand dollars because she had collected more than one, and everything from there on shifted. I was so surprised by her kindness and honestly really moved by it. In that moment, my focus changed. On the walk back, I wasn't obsessed with the hunt for a sand dollar anymore. I could finally see all the beauty I had missed. It was like the blinders had come off. Sometimes all it takes is one moment, one small act of kindness, one shift in perspective for everything to change. And isn't that so much like our walk with God? Sometimes we get laser focused on what we think we need, what we feel we must accomplish, or how we want something to turn out, that we miss what God is already doing around us. We miss little blessings, the opportunities to grow, the people we could love better. In Hebrews 12, verse 2, it says, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith."
Sometimes our focus just needs a little adjusting, not to what we think is important, but to what He is doing in and around us. And that woman who gave me that sand dollar, she reminds us of Philippians 2, verse 4. Let each of you look not only to your own interests, but also to the interests of others. Her small gesture had a big impact. It didn't just make me happy, it helped me see things differently. So as we head into the remainder of the service and the next week, I invite you to take a deep breath. Let's ask God to shift our focus. Let's invite Him to open our eyes, to see the beauty, the blessings, and maybe even the people we've walked right past. Sometimes one moment, one word, one song, or one prayer can change everything. Let's pray. God, thank you for bringing us here today. Thank you for the moments that shift our focus and for the people you place in our lives to remind us of your kindness. Help us slow down today. Help us see what you're doing around us and in us. Open our eyes to your beauty, to the people who need love, and to the blessings we might have walked right past. We give you our attention this morning. Help us fix our eyes on you, the one who knows our hearts and writes our stories. We're listening, we're here, and we want to meet with you. Please be with anyone sick, sad, or searching, and also bless our prayer partners and friends of the church. Bless the rest of the service. Amen. Mis on ime? Just selliselt olen ma pealkirjastanud tänase jutluse ja kui ühele jutlusele nii ambitsioonikas pealkiri panna, siis
on eeldatav, et selle jutluse ära kuulates peaks saama vastuse küsimusele, mis on ime. Ma kohe jutluse alguses küll tõenäoliselt kurvastan teid, et ma kardan, et selle jutluse lõpuks kindlasti mitte kõik ei saa vastust küsimusele, mis on ime. Võib-olla üsna vähesed. Võib-olla on neid, kellel küsimusi juurde tekib isegi rohkem kui neid, kes vastuseid saavad. Ja sa võid küsida, mis sellisel jutlusel üldse tähendust või mõtet on, aga see, mida ma usun, mis on minu südames ja mis on Jumala plaan, on panna meid kaasa mõtlema imede üle ja kui me seda kõike kuuleme, kui me kõike seda kaasa mõtleme ja jutluse lõpus võib-olla aamen saame ütelda, kas valjusti või vaikselt või oma südames lisaküsimusi küsides, võime me siiski olla rohkem võimelised nägema Jumala imesid oma elus, olema rohkem võimelised ka liikuma oma elus imedes, ehk siis vastu võtma imesid enda ellu. Ning ehk ka seda, kuidas liikuda ja kuidas elada siis, kui just selles hetkes, kus sa elad, imesi ei ole. Tundub, et imed on kuskil kellegi teise juures ja mingisugusel teisel ajal. Nii et Jumal, aidaku mind seda sõnumit jagades ja ka sind seda sõnumit vastu võttes ja oma ellu rakendades. Ma annan alustuseks sulle võimaluse ise sõnastada see vastus küsimusele, mis on ime, sellepärast, et kõigil meil on ühte või teistpidi need vastused ju olemas. Mis on ime? No tõenäoliselt liiguvad meie mõtted umbes selles suunas, et ime, see on midagi erakordset, ime on midagi, mis on kõrgem või lausa eirab loodusseadusi. Ja tõenäoliselt on see kusagil ka see koht, et ime on midagi, mille siis algatajaks või tegijaks on Jumal või kõrgem jõud. Võib-olla midagi veel. Üks lugu räägib kuningast, kes istus oma aias ja kui üks tema nõunikest rääkis Jumala imelistest tegudest, siis kuningas ratsionaalse mehena ütles, et aga näita mulle, tõesta mulle, näita mulle imet ja ma usun. Ja see nõunik tõi 4 tammetõru ja ütles, et näed, et siin on 4 tammetõru. Kas teie majesteet istutaksite need 4 tammetõru maasse? Kui ta oli need tammetõrud maha istutanud, siis nõunik ütles, et aga nüüd vaadake hetkeks siia veesilma, mis seal aias oli, väikene veesilm, et vaadake nüüd hetkeks siia. Kuningas tegi nagu paluti ja siis ütles nõunik, nüüd vaadake üles. Kuningas tõstab pilgu ja oma suureks hämmastuseks ja hämmelduseks kasvab tema aias 4 suurt tamme, mida seal enne ei olnud. Kuningas vaatab neid ja hüüatab, et imetlusväärne, see on tõesti ime. See on tõesti Jumala töö. Nõunik küsib ta käest, et kui kaua te vette vaatasite? Kuningas ütleb, et ainult 1 silmapilgu. Selle peale nõunik ütleb, et sa vaatasid vette 80 aastat ja see möödus kui 1 sekund. Kuningas vaatas oma rõivaid, need olid kulunud, need olid narmendunud. Ta vaatas oma peegeldust vees, sealt vaatas talle vastu muldvana mees. Selle peale ütleb kuningas pahaselt, siis see ju pole mitte mingisugune ime. Nõunik ei ole sellega nõus, ütleb, et on küll. See on Jumala töö, olgu ta selle teinud siis kas 1 sekundi või 80 aastaga. Kas me ei küsiks sama küsimust? Kui see ei juhtunud hetkega, see ju ei ole siis üldse Jumala töö, see ei ole siis üldse ime. Kas hetkega tervenemine on suurem ime kui tervenemine pika protsessi kaudu? Või kas haigeks mitte jäämine on väiksem ime kui haigusest tervenemine? Sarnaseid küsimusi võib ju küsida veel ja veel. On öeldud, et sagedasti me ütleme, et imed rikuvad loodusseaduse, ehk nad siis ei arvesta loodusseadustega. Kõik sellega päris nõus ei ole. Mõni on ütelnud seda, et imed on loodusseaduste kuidagi võimendajad või teatud olukordades ka kiirendajad.
No paljude jaoks lemmik ime piiblist on see, kuidas Jeesus, ehk tema esimene ime, see, kuidas Jeesus pulmas veest veini tegi. No võime küsida, et on see siis loodusseaduse rikkumine, füüsikaseaduste rikkumine. Tundub ju nii. Kuid kui mõtlema hakata, olen vist kunagi seda mingis jutluses ka kasutanud, seda näidet, et siis Jumal teeb kogu aeg veest veini. Vihma sajab, viinapuu ammutab oma juurtega vett, see annab kasvatada tal marju, marjadest tuleb vein. Veest saab vein. See, mida Jeesus tegi, oli ta lühendas selle pika protsessi väga lühikesse aega, ühte võib-olla sekundisse. Kui me räägime Jumalast ja temaga seonduvast, kui me räägime kogudusest, kui me räägime kristlaste elust, siis ei saame kuidagi mööda minna imedest. 77. psalm, 15. psalm ütleb nii: sina oled Jumal, kes teeb imetegusid, sa oled ilmutanud rahvastele oma väge. Ja Apostlite teod 5.12 ütleb: ent apostlite käte läbi sündis rahva seas palju tunnustähti ja imetegusid. Enne kui ma konkreetselt imede juurde lähen, ma tahan kaardistada sündmused või nähtused elus, mida me ei suuda ratsionaalselt seletada. Ja nad ei ole sugugi kõik imed. Kuigi väga laias lastus me võime nad ju imed alla kategoriseerida. Aga üldiselt sündmused, mis väljuvad meie arusaamise ja mõistuse piiridest, neid võib suures plaanis jaotada kuude kategooriasse. Esiteks, anomaaliad. See on üks seletamatu, korduv nähtus. Teadlased näiteks ei suutnud kaua aega selgeks teha või kuidagi põhjendust või selgitust anda, kuidas maamesilane või see bumblebee, kuidas tema lendab. Et see on igasuguste seaduste vastus, on igasugune täiesti anomaalia. On see, kuidas ta õhus püsib. No, juba 20. sajandil tegelikult teadlased tegid kindlaks, et vaatamata sellele, et sellel mesilasel on nii väikesed tiivad, on tema tiibade töö teistsugune kui näiteks lindudel või ka enamus putukatel. Ja see teistsugune tiibade kasutamine annab ka tal võimaluse lennata, vaatamata, et tal on väikesed tiivad ja suur keha. No, anomaaliaid on tõenäoliselt igasugust statistikas, et teadlased uurivad, vaatavad, et siin on mingisuguste numbritega on anomaalia, et see ei lähe kuidagi kokku. Nii et anomaaliad on asjad, millele me ei oska vastust anda, mingisugused kõrvale kalded, aga sellel ei ole midagi üleloomulikkusega pistmist. Teine, millest me ei suuda aru saada, on illusioon. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud David Copperfieldi kuulsast imest, võib-olla see on tema kõige kuulsam ime, kuidas ta New Yorgi vabaduse samba ära kaotas. No, küllap neid inimesi oli, kes uskus, et ta tõeliselt kaotas ta. Ma ei tea, mismoodi nad kujutasid seda ette küll, aga enamus inimesi jäi ikka lihtsalt nagu nõutuks, et ta tõesti NBC otsesaates näidati seda, kuidas ta rahva ees kaotas vabaduse samba ära. Ehk siis toimus see niimoodi, otsesaade oli salvestatud telgis, seal samba juures, ja telgis oli üks ava, kust nägi seda vabaduse sammast. Kõik publik, kes seal oli. Ja siis ühel hetkel tõsteti selle ava ette kardin niimoodi, et ei näinud telgist välja. Ja järgmisel hetkel, siis vahepeal see David Copperfield seal midagi toimetas, tegi salapäraseid asju, ehk siis lõi illusiooni kuidagi moodi, et inimeste tähelepanu oleks millelgi muul, oli muusika, oli valgus ja kõik, ja siis ühel hetkel võeti see kate uuesti eest ära ja vabaduse sammast ei olnud. Rahvas on hämmingus, kuhu kadus, keegi ei saa aru, kuidas on võimalik. See sama vaba õhk seal, see sama laht, ja enne kui seisis seal vabaduse sammas, nüüd ei ole. Ikka need valgused ja kõik on samad seal väljas. Siis tõsteti kardin uuesti ette, mõne aja pärast võeti uuesti maha, vabaduse sammas oli taas seal. Kuidas on võimalik? No, enamasti selliste illusionistide trikid on väga-väga lapsikult lihtsad
nii lihtsalt, et me lihtsalt ei tule selle peale. Tegelikult kogu see telk oli asetatud pöördlava peale. Ja sellel hetkel, kui kardin ette pandi, pöörati seda lava kogu rahvast koos telgiga, nii et rahvas ei saanud sellest aru, sest see oli väga aeglaselt ja väga sujuvalt. Ja siis, kui uuesti eest ära võeti, oli keeratud seda parasjagu nii palju, et seda vabadussammast polnud näha. Pärast keerati jälle tagasi, vabadussammas oli nähtav. Lihtne inimestega, meeltega mängimine või ütleme petmine, eks see illusioon ju seda on. Meie aju on muidugi super illusioonide looja, aga isegi kui meile vahel tundub ka siis sellises mustkunstis, siis 99,9% ei ole tegu mingisuguste mustade jõududega, vaid pigem meie aju trikitamisega. Illusioonid. Kolmandaks on psühhosomaatilised nähtused. Ühel pastoril tekkis korraga äge allergia ja ta seostas seda lilledega. Et igal pool, kui ta siis lilli nägi, tekkis tal see allergia, et hakkas nohu tekkis ja hakkas nuuskama, aevastama, silmad hakkasid vett jooksma, nii nagu sageli allergiagi juhtub. Ta oli kindel, et see on sellest lilleõie tolmust. Ja siis ta läks kord oma teenistusel jutlustama ja ei oska öelda, kas siis koguduse kujundaja ei teadnud või oli tähelepanematu, aga igal juhul olid lilled pandud kantsli peale ja nii kui pastor läks sinna enne teenistust, ütles, et palun korjake need lilled ära, sest tal hakkasid juba need nähud tööle, hakkas juba aevastama, hakkasid juba silmad vett jooksma, et te teate ju, et ei tohi lilli olla, mille peale siis koguduse diakon või kes seal kõrval oli, ütles, et pastor, need on kunstlilled. Need on kunstlilled. Ehk sellel tegelikult ei olnud tema sellel allergial pistmist midagi lilledega ja isegi midagi välisega, vaid see oli kuskil tal siin ajus kinni. Ja pärast seda ta sai loobuda oma ravimitest, ehk siis ajus oli korraga midagi korda läinud, psüühikas oli midagi korda läinud, see allergia oli ka kadunud. Psühhosomaatilised nähtused. Skeptikud ütlevad, et kõik tervendamiskoosolekutel sündivad imed on psühhosomaatilised tervenemised. Ja ma olen kindel, et kui ka teenistustel, kogudustes palvetatakse inimeste ees, siis kindlasti on seal psühhosomaatilisi haigusi, mis ei tähenda või mis ei vähe tähtsust üldse seda, sellepärast, et kui inimene saab pannes oma lootuse Jumala peale lahti psühhosomaatilistest haigustest, mis ta muidu on, siis tänu Jumalale ta saab ju sellest lahti, ta saab sellest terveks. Aga ilmselgelt ei saa piiritleda palveid ainult sellega, et nad ravivad psühhosomaatilisi haigusi. Mõelge kas või Jeesuse teenistusele, apostlite teenistusele või tervendusevangelistide teenistusele, võib-olla mõne lähedase või sinu enda elus on sündinud midagi, mida ei saa kuidagi psühhosomaatiliseks nimetada. Neljandaks on saatanlikud imeteod. Et on olemas imeteod, millel ei ole jumalikku alget, vaid mille alge on põrgus. Teemonite, saatanate juures. Saatanal on võime teha üleloomulikke tegusid. No see ei ole midagi pistmist mingite populaarsete nõiasaadete või selgelt nägemissaadetega, mis televisioonis on. Need on enamasti show'd, nagu see Copperfieldi trikitamine. Aga näiteks Piiblis kirjutatakse antikristusest ja valeprohvetist, kes tulevad ja eksitavad inimesi sellega, et nad teevad suuri imesid. 2. Thessaloonika kiri, 2. peatükk, salmid 9-10. Tema tulemine sünnib saatanliku väega, kõigi vägevate tegude, tunnustähtede ja valeimedega ning kõigi ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, seepärast, et nad ei ole vastu võtnud tõe armastust, et nad oleksid päästetud. Ehk siis see on ka hoiatus ka kristlastele, et kui me väga keskendume imedele, kui me seome tõe kriteeriumiks imed, et kui on ime, siis on tõde. Kui on üleloomulik, siis on tõde. Siis see on üks magus pala kord eksitajale, kes tuleb suurte imede ja tunnustähtedega. 5. võib välja tuua loomuliku üleloomulikkuse või siis üleloomuliku loomulikkuse, kus kasutatakse või loovad üleloomulikke lahendusi väga loomulikud asjad, loomulikud loodusnähtused või midagi muud. Olen taas jaganud kunagi seda
naljalugu ühest vanaprouast, kes oli sügavalt usklik ja ta sai toit otsa. Aga see, et ta usklik oli, see käis hirmsasti närvidele tema ateistist naabrile. Ja kui siis ühel päeval proual sai toit otsa, ta läks oma terrassi peale ja hüüdis valju häälega Jumala poole, et Jumal, sa näed, mul ei ole raha toitu osta, palun aita mind, et too mulle süüa, aita mind. Ja see ateistist naaber kuulis seda ja mõtles, nüüd on see koht, kus ta tõestab, et Jumalat olemas ei ole. Ta läks poodi, ostis prouale süüa, pani talle sinna terrassi ukse taha ja jäi ootama. Proua tuleb välja, vaatab kott toiduga. Ta tõstab käed taeva poole, hüüab, et tänu Jumal sulle, küll sa oled hea, kuidas sa minu eest hoolt kannad. Siis kargab naaber sealt oma terrassi pealt välja ja hüüab, ahaa, nüüd sa näed, et mingit Jumalat ei ole olemas, vaid mina olin see, kes ma sulle selle toidukoti tõin. Mille peale see usklik proua tõstab käed uuesti üles ja hüüab veel väljema häälega, Jumal, küll sa oled hea ja võimas, sa kasutad isegi saatanat selleks, et mind varustada. Ehk loomulik üleloomulikkus. No, üks selline ajalooline sündmus sarnasest juhtumist on selle D-Dayst või Normandia dessandist teise maailmasõja ajal, kui 44. aastal liitlasväed püüdsid siis maabuda ja langes tihe udu. Et see ei olnud väga tavapärane sellel ajal just, aga väga selles mõttes ikkagi loomulik loodusnähtus andis ühe üleloomuliku abi ja selle lahingu jaoks. Loomulik üleloomulikkus. Ja viimane punkt on ime. Üldiselt, kes defineerivad imet, toovad välja 3 punkti või 3 tingimust, mis ime juures peab olema siis tingid või täidetud. Esiteks, see on see üleloomulik sekkumine, kristlikus kontekstis jumalik sekkumine, aga nagu me varem rääkisime, see võib olla ka saatanlik sekkumine. Teiseks, see ületab looduses tavatoimimise reeglid ja kolmandaks, see tekitab kogejates imestust ja aukartust. Et ime puhul öeldakse, et need peaks olema siis täidetud. Mike Bonin on sõnastanud ime nii. Ime on erakordne sündmus keset tavalisust, mis toob soosingut ja armu ning ilmutab meile Jumalat. Seda, et ime on erakordne, seda me saame kõik aru. Ja seda, et ime on ka üleloomulik ja Jumalast, see on ka mõistetav. Seda, et ime ei ole asi iseenesest, sellele me alati ei mõtle. Ehk siis ime on, Jumala antud ime on alati märk või suunaviit. Ja võt sellele mõtleme me vähem. Mike Bonini sõnustusel on see midagi, mis ilmutab Jumalat. Loomulikult on oluline, kui sa oled haige, Jumal armastab sind ja kui ta tervendab sind, ta teeb seda armastusest. Aga see on alati üks märk, suunaviit Jumalale. Imed on ju põnevad, aga on olukordi, kus Jumal ei plaanigi imet teha. Jeesus keeldus mitmel korral imesid tegemast, kuna seda taheti ainult demonstreerimiseks. Paulus kirjutab 1. Korintuse kirjas 1. peatükis, sest juudid nõuavad tunnustähti. Nad nõuavad tunnustähti. Me tahame imesi näha. Kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Huvitav valik. Paulus ei teinud sugugi vähe imesid. Aga selle peale, kui keegi otsib imesid, nad ütlevad, et me ei paku neile seda, vaid me kuulutame Kristust. Me kuulutame Kristust, kes on risti löödud. Jumal ei tee imesid nagu Copperfield silmamoondamise kaudu. Nii Jeesuse tehtud imedel kui imedel, mis täna sünnivad koguduse keskel, on alati üks tähendus, üks kontekst, üks siht. Ja kindlasti ei ole see meie uudishimu rahuldamiseks või meie meele lahutamiseks või teravate elamuste pakkumiseks. Ime piibellikus tähenduses ei ole lihtsalt üks ootamatu sündmus. Evangeeliumites nimetatakse imesid enamasti tunnustähtedeks. Eriti teeb seda Johannes, kui võrrelda teiste evangelistidega, kui teised evangelistid kasutavad rohkem sõna tauma, ime, kreeka keeles tauma, siis Johannes kasutab sõna semeion, mis on
märk või viit. Johannese jaoks ei ole ime eesmärk omaette, vaid see on vahend, mis suunab inimese sügavamale tõe, sügavamale usu, sügavamale Jumala poole. Ime on tunnustäht või suunaviit, mis näitab Jeesuse jumaliku päritolu ja viib inimese usuni või ülestõusmise usuni. See oli Johannese eesmärk oma evangeeliumi kirjutades. Sõnas semeion tuleb ju teadus semiootika. Teadusmärkidest, teadustähendustest. See uurib, kuidas märgid tekivad, toimivad, tähendust kannavad ja suhtluses mõistetavaks saavad. Nii et ime ei ole midagi iseenesest, vaid see on märk, semeion. Justinus Märter on ütelnud, imed toimuvad mitte selleks, et hämmastada, vaid et kinnitada tõde ja juhtida inimesi tõelise Jumala juurde. John Piper, veidi hiljem sündinud mees, on ütelnud nii, imed ei ole kõige olulisem osa evangeeliumist. Need on märgid, mis osutavad Kristusele. Kui sa peatud märgi juures, jääd sihtkohast ilma. Ehk taga ajades imesid võime kaotada tema, kes imesid teeb. Ma olin mõnda aega tagasi ühe Eesti pastoriga koos saunas ja ta esitas keset vestlust küsimuse, võib-olla ma teen talle liiga, aga see küsimus natukene tundus sellisena, et kuidas üles ehitada vennaga ühte sisukat vestlust. Võib-olla see oli täiesti spontaanne küsimus tegelikult. Aga ta küsis, et mis on viimased imed, mida sa oled kogenud oma elus? Ja ma veidi mõtlesin ja pidin tõdema, et ma ei ole viimasel ajal väga imesid näinud või kogenud, mida ma julgeksin nimetada imeks. Ja kui aus olla, siis ma võiks seda oma elu kohta ütelda, et minu elu on kuidagi selliselt läinud, et mul ei ole väga palju imesid elus olnud ja kui öelda isegi suuri imesid, millest tunnistusi anda, et näed, et ma ei tea, olin selline ja nüüd olen selline, ma ei tea, olin pime ja nüüd ma näen, jah, vaimulikus mõttes kindlasti. Isegi minu päästmislugu on kuidagi väga, väga sujuv olnud. Loomulikult täna ma mõistan, et see, kus ma olen ja see, kes ma olen, see on üks suur Jumala ime. Ja seegi on Jumala ime, et Jumal on mind hoidnud suurtest, ma ei tea, muda ja pori loikudest. Need on samamoodi imed, aga mul ei ole selliseid suuri transformatsiooni imesid jagada. Kuulasin jutlust ette valmistades Kanada ikoonikirjutajat või siis öeldakse ikoonikirjutaja, kes joonistab ikoone, seda nimetatakse kirjutamiseks. Avalikku kõnelejat ja YouTuberit Jonathan Bejoud. Väga huvitav kuulamine, tema kanali leidmine oli mulle suureks rõõmuks. Ta on organisatsiooni Symbolic World Press asutaja ja ta on sümbolism, on see teema, millest ta peamiselt räägib. Ehk sisuliselt siis see sama mainitud semiootika. Ja ma pidin mitu korda tagasi kerima, sest need mõtted olid huvitavad, aga minu inglise keel on selline, et päris kõigest kohe aru ei saa. Ma tahan ühe väikese killukese edasi anda, mis siis Jonathan Bejoud, ma tõenäoliselt hääldan seda nime valesti, aga nii ma oskan teda öelda, mida ta siis esile tõi. Nimelt ime eesmärgist. Ehk juba mainitud, et imel on alati eesmärk üks siht ja ta mainis, et kui sa jalutad metsas ja suur kivi hakkab veerema kuskilt kõrge mäe otsast ja see veereb su tee peale, siis see ei tundu väga imena, lihtsalt looduses juhtub selliseid asju. Kui sul samal ajal on kallal röövlid, kes tahavad sind paljaks röövida ja see kivi tuleb ja lömastab nad ja sina jääd ellu, siis me defineerime seda imena. Siis me näeme, et sellel kivi liikumisel oli üks eesmärk, üks siht. Bejoud sõnul on ime see, kui see ime puudutab inimese keha, organismi, kui see organism hakkab liikuma ühe eesmärgi suunas, ühe tõe suunas või ühe tervenemise suunas. Kui me palume ju tervise pärast, siis hakkab midagi juhtuma.
organism hakkab liikuma tervenemise suunas. Ta tõi selle võrdluseks nagu korvpallimeeskonna. Kui korvpallimeeskond mängib väga halvasti ja jooksevad väljakul ringi, ei sööda üksteisele, takistavad üksteist, võitlevad üksteisega ja kaotus on ilmselgelt tulemas, siis treener võtab aja maha ja räägib ülevalt poolt, tema kui treener, tal on meelevalt, räägib ülevalt poolt sõnu ühte tervenemist või ühte eesmärki nende ellu. Meie ülesanne on olla üks, meie ülesanne on võita, me peame koostööd tegema, me peame üksteisele söötma, me peame üksteisele toetama, me teeme selle ära. Ja võistkond läheb väljakule ja mängib nagu täiesti teistsugune võistkond. Üks ime oli sündinud ja seda imet need mängijad ise sealt väljakult sellelt tasapinnalt ei oleks leidnud. Nad vajasid seda kõrgemat sõna, kõrgemat lähenemist treeneri näol. Ja mis puutub Jumala imet tegevasse väesse, kas siis meie hinge, ihu või vaimu osas, siis on see just, mis juhtub. Ime ei sünni lihtsalt selleks, et sünniks ime, vaid see koondab meie organismi, meie mõtted, meie vaimu, meie rakud, meie närvisüsteemi selleks, et liikuda Jumala tahte, jumaliku originaali taeva suunas. Et siin maa peal sünniks midagi, mis on taevas. Vahel hetkega, vahel lihtsalt liikudes selle suunas. Kui ime puudutab haiget keha, siis hakkab kõik tööle selleks, et keha terveneks. Kui maailmas on kaos või oli kaos, maa oli tühi ja paljas, siis Jumal sekkus sellesse loova imega ja hakkas sündima kord. Kõik, mis iganes osakesed olid, hakkasid liikuma ühe eesmärgi suunas. Kui prohvet Esekielile näidati surnud luude orgu, siis Jumal käskis prohvetil rääkida surnud luude üle. Ja see Jumalast inspireeritud sõna oli sellise mõjuga, et luud hakkasid üksteisele lähenema, seal kasvasid kõõlused, lihased, tuli nahk ja tõusis üles üks päratu võimas Jumala armee. Kui me vaatame surnud luude orgu, me ei näe armeed, Jumal näeb. Ja ime on see, millega ta puudutab seda surma ja see hakkab liikuma selle elu, selle armeeks olemise suunas. Mis juhtus hauas pärast Jeesuse risti löömist? Elu puudutas, ime puudutas surnud ihu ja see hakkas kõik töötama selle nimel, et Jeesus võiks ülestõusmises pühadel hommikul hauast välja tulla. Aga kui me räägime imedest, siis on oluline rääkida ka sellest, kuidas siis, kui imesid ei sünni, kui imesid ei juhtu. Kes meist poleks näinud mõnda ratastoolis olijat või võib-olla keegi on selles olukorras. Võib-olla on seal ratastoolis oldud aastakümneid või sünnist saadik. On palutud ime eest aastaid, aastakümneid, midagi ei ole juhtunud. Ja päris südametu oleks hakata kahtlema paluja usus või elukommetes või milleski muus. Seal on midagi, mida meie ei mõista ega oska hinnangut anda. Kas me vajame oma puuduses alati imet? Ma ei tea, kas sa oled kunagi sellist küsimust küsinud. Muidugi me mõtleme, me vajame. Mul on puudus, puudujääk, ma vajan imet. Kui me vaatame suuremat pilti ja see, kuidas Jumal toimib inimeste eludes, siis ma ütleksin, et ei vaja alati imet. Isegi kui me mõtleme, et me vajame, siis tegelikult ei pruugi vajada. Miks? Sest kui me saaksime iga ime oma elus, mida me tahame, tõenäoliselt me tapaksime ennast varem või hiljem. Kuidas nii? Sest me jätkaksime oma enesehävituslikku eluviisi ja kui kõik tervise näitajad on paigast ära, siis me palume Jumalat. Jumal annab meile ime ja me elame täpselt samamoodi edasi. Samamoodi käitume võib-olla oma finantsidega, me kulutame kõik ära, palume Jumalalt finantsimet, oma eluviisi ei muuda, kulutame rohkem, kui meile sisse tuleb ja niimoodi üks ratas käib kogu aeg. Vahel me kasutame imesid või tahaks kasutada imesid otseteena, et me oleme viisavalt laisad, et mitte oma elu muuta, kas siis distsipliini või tarkade valikutega ja me loodaksime, et Jumal
lahendaks imedega kõik meie elus. Õnneks ta ei tee seda. Ma olen mõniga kord tsiteerinud filmi Bruce Almighty. Mõne koha pealt nagu hea film, teise koha pealt natuke tobe film, aga seal ütleb Jumalat kehastanud Morgan Freeman Jim Carrey'le ühel hetkel, kui Carrey uhkustab siis sellega, et ta ajas supi 2 kui ta oli saanud niimoodi Jumala kohale asunud, ja ajas supi 2 oma palvetega, nii nagu Mooses Punase mere, siis Morgan Freeman ütleb, et see pole mingisugune ime, see on trikk. Aga kui üksik ema, kes töötab 2 kohal, leiab veel aega, et minna vaatama oma lapse jalgpallitrenni, see on ime. Kui teismeline ütleb, et ei alkoholile ja narkootikumidele ja valib hariduse ja õppimise, võt see on ime. Ja seda loetelu võiks jätkata. Vahel on see, kui sa tuled väga keerulistest olukordadest läbi tänulikuna ja ikka Jumalale lootes, palju suurem ime kui see, kui Jumal hetkega selle või mõne olukorra sinu elus lahendab. Usk, mis ülistab Jumalat, isegi kui lahendust ei paista tulevat. Usk, mis jääb püsima keset tornaadosid ja orkaane, üleujutusi ja maavärinaid, keset kannatusi, keset valu ja haigusi, mida meil tuleb aeg-ajalt kogeda. See on sageli oluliselt suurem usk, kui usk imesid vastu võtta ja tervitada. Ensemble Mercy Me on mitmeid ilusaid laule, aga üks väga ilusa tekstiga laul on Even If. Ja selle tekst ütleb niimoodi. Nad ütlevad, et mõnikord võidad, mõnikord kaotad. Ja just praegu olen ma rängalt kaotamas. Ma olen seisnud laval õhtu järel, julgustades murtuid, kõik saab korda. Aga praegu ma lihtsalt ei suuda. On lihtne laulda, kui miski sind ei rõhu. Aga mida ma ütlen, kui olen kui tules proovile pandud, just nii nagu praegu. Ma tean, et sa suudad ja sa võid, päästa mind tulest oma vägeva käega, aga isegi, kui sa seda ei tee, on minu lootus ainult sinu peal. Nad ütlevad, et vaja on vaid pisut usku, et mägesid liigutada. Hea küll, vaid veidi usku ongi kõik, mis mul praegu on. Aga Jumal, kui sa valid jätta mäed liigutamata, siis anna mulle jõudu laulda. Mu hinges on rahu või mul on hea Jeesuses. Ma tean, et sa suudad ja ma tean, et sa võid päästa läbi tule oma vägeva käega. Aga isegi kui sa seda ei tee, on minu lootus ainult sinu peal. Ma tean valu ja kurbust. Ma tean, see kõik kaoks, kui sa vaid ütleksid ühe sõna. Aga isegi kui sa seda ei tee, on minu lootus ainult sinu peal. Sa oled olnud ustav. Sa oled olnud hea kogu mu elu. Jeesus, ma klammerdun sinu külge. Mis ka ei tuleks, sest ma tean, et sa suudad. Ma tean, et sa võid. Päästa mind tulest oma vägeva käega. Aga isegi kui sa seda ei tee, on minu lootus ainult sinu peal. Issand, tänu sulle, et sina võid täna ka läbi sellise sõnumi ja sellel hetkel, kus keegi iganes seda sõnumit kuulamas on ja selles olukorras, kus keegi on, puudutada oma elustava, imettegeva väega. Issand, neid valdkondi meie elus on palju, kus me vajame seda. Issand, tule oma imega. Sest me teame, et sa suudad ja me teame, et sa võid. Tänu sulle imede eest, mida sa oled teinud. Tänu sulle imede eest, mida sa teed täna. Tänu sulle imede eest, mida täna võivad vaatajad ja kuulajad vastu võtta. Tänu sulle imede eest, mida sa oled tulevikus tegemas. Aga tänu sulle, et meil võib olla ka üks usk ja usaldus sinu vastu. Et isegi kui sa seda sellel hetkel ei tee, kus me oleme, siis me ei pea kibestuma. Me ei pea saama maha löödud hingevaenlase poolt, me ei pea langema süüdistuse alla, vaid meie lootus võib olla sinul. Sellepärast, et sina oled targem kui meie. Sina näed rohkem, sina tead rohkem. Ja aita meil oma väike elu anda sinu suurtesse kätesse. Isegi, kui me täna imet ei koge.
aitäh sulle kõige hea eest, aamen. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody can shut. I hope I never get over what you've done. I want to live with an open heart. I want to live like I know you are. I hope I never get over what you've done. It's no coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4, I can't even count them all. Selline oli aprillikuu viimane teenistus Toronto Eesti Baptisti koguduses. Kui Jumal päevi kingib, siis kohtume virtuaalselt juba maikuus. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid ja olgu meil siis silmi ja südant näha imesid enda ümber ja ka seda, mida Jumal on meie kaudu tegemas. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.